No nii, oleme tagasi olümpial ja hakkab rattamatk. 2000 kilomeetrit on ees. Ja 3, 2, 1. Piip, piip, piip. Minek. Ja võistlus on alanud. Okei, siin juba rikkis meil meedikud, remondimehed. No nii, oleme ratturitele järele jõudnud. 3., 4. kohta jagavad hetkel Aljuna ja Ivan. Ja eespool kimavad Vitali ja Irina. No nii, aga aitab nüüd küll nende kannul vuramisest. Eespool on ka teisi võistlejaid. Ja siit möödungi Vitalist ja Irinast. No nii, tund aega on juba kestnud. Teen paar kiiremat liigutustest järele jõuda, kes seal eespool on meil. Ahah, Gregor ja Aljuna. Tere, hea Eestimaa rahvas, ma vabandan teie ees, et mul kiivrit peas ei ole. Ma olen endast sügavalt pettunud. Kui ma saaks seda viga kuidagi parandada, ma teeks, aga siin ei ole kiivreid. No nii, pool marsruudist on juba sõidetud, aga kohtades pole veel selget sotti. Kõik võib veel muutuda. Klub hetkel küll hoiab, kuid vahepeal olid juba lõpus ja eks siin väga pingeline sõit. No las nad naudivad ka natuke seda esimest kohta praegu, aga ka me neile seda ei anna. Siin on nüüd väike segadus, ei saa täpselt aru, kuhu minek. Tere, hea Eestimaa rahvas. Väike joogipaus, veel lõpufiniš, 200 meetrit on jäänud. Kes saab olümpiavõitjaks? Näita veel sõitjad on alles. Jakari. No nii, lõpp on lähedal. Veeg on meil Vitali, Irina ja Aljuna on ka. No nii, kirikust veel mööda, paar kurvi ja lõpp paistab. No nii, ossa keegi mind ka filmid. Siin on meil Vitali, Irina. No nii, ossa punt koguneb, viimased meetrid, vaatan korra kaarti, oleme õigel teel ikka. Tere, hea Eestimaa rahvas, oleme siin metsa ääres, sest Kevin pani pange. Tere taas! Äsja toimus murdmaasuusatamise võistlus ning Eesti ebaõnnestus täielikult. Võtan siit esimese kommentaari. Kevin, mis täna juhtus? Kohe alguses andis tunda see põlvevigastus, keskpaigast tuli vastu tuul ka veel ja lõpus mulle tuli meelde, et ma unustasin üldse suusamääred ka panna, nii et sinna see läks. Tere taas, jätkame siit olümpiareportaažiga Pekingist. Tänaseks spordialaks jääkeegel, tuntud ka kui kurling. Näete, publik juba väga elevil, teevad häält ja lärmi, laine käib, kas võistlejad teevad sooja. Täna 2 meeskonda siin, esimeses Kevin ja Gregor, teises Ivan ja Vitali. Ivan ja Vitali siiani kõik mängud võitnud, peetakse neid favoriidiks. Kevin ja Gregor napilt eelmise võitsid ja jõudsid finaali. Ja loosi järjekorras tahtel siis Kevin ja Gregor saavad mängu alustada. Esimesena servib Kevin. Kuulike jõuab temani ning esimene serv ja natuke tabab halvasti ja oi! Vaatame kohe täpsemalt, kas siit sees või väljas, kohe saame teada. Näete, siin näete, tabab käelabaga ja pall nüüd. Kohe vaatame, mida ütleb kohtunik. Ja lendab ja on sees. Punkt on Kevin ja Gregori, pall täpselt sees. Jõuab ka see info nüüd vist mängijateni ja peavad palli ikkagi ära andma. Nii see on. Ja Kevin siit saab uuesti servida. Vaatame, kas tuleb uus edukas serv. Ja tabab väga hästi ja oi, kui praegu läks üle, aga napikas. Oleks sisse maandunud, siis Vitali sinna jõudnud ei oleks. Kuid see nüüd saavad servida Ivan ja Vitali ja see serv ei ole ka kommentaariumit väärt ning nüüd Gregor. Ilusti pall vint sees ja Vitali võtab vastu ja Ivan ja seljaga pöörab ja näete, lööb siin täitsa viltu, enese üle kontrolli ei ole. Ja Gregor kohe servib uuesti
seekord Ivani peale, Ivan lööb ilusti üles ja Vitali ja... Hea uudis, eestlased. Kui Kevin servib edukalt, on võit Kevini ja Gregori. Ja Vitali võtab vastu ja kas Ivan saab ja ei! Pall on võsas! Mäng on võidetud! Kevin ja Gregor on võitnud! Ja nüüd midagi erilist saame ka otseülekande telefoniliinil võitjatega olümpiakuld. Kuidas reageerite? Olete olümpiavõitja? Tere, jaa, aitäh, et no, ma ei oskagi kohe reageerida, et peas pole veel kohale jõudnud, et oled olümpiavõitja, et kui ma kunagi koju jõuan ja seda medalit uuesti vaatan, et ma arvan, et siis jõuab peas ka kohale, et oled olümpiavõitja, aga ei, mul on hea meel, et me ikkagi võitsime ja siin favoriidi vastu ka hakkama saime ja kindlasti soovin tänada kõiki, kes vaatasid, kõiki fänne, kes on aastate jooksul üldse kaasa elanud, kindlasti ka toetajaid ja jääme lootma, et äkki siis ei jää viimaseks medaliks.